Tere head sõbrad, 17. november on uudishimupäev ja see tähendab seda, et inimesed saavad minna uudistama põnevatesse kohtadesse, kui nad on uudishimulikud. Mina olen ääretult uudishimulik. Mina ka ja sellepärast me oleme tulnud Maa- ja Ruumiametisse. Riiklik asutus, ega me sellest väga palju ei tea, Maa-amet, Ruumiamet, mis ta teeb täpselt, küllap ta siis mõõdistab maad. Ja kaardistab. Ja just, ja me oleme tulnud siia väga uudishimulikena ja kuuldavasti peaks siia üks väga suur uudishimulik inimene veel tulema. Kes on? Me muidugi ei tea, aga meile öeldi, et see peaks olema keegi väga tähtis. Mis on kummaline, sellepärast, et kui me tavaliselt kahekesi kohale jõuame, siis on komisjonid vastas, suruvad meil kätte, tänavad, et me kohale oleme jõudnud. Ja siis on meile korraldatud igasugused tuurid ja ringkäigud. Ja täna on kuidagi selline lugu, et me oleme ka siin. Me ennem ei alusta, kui ta tuleb. Ja see päris nagu külaline alles tuleb. Ja nüüd ongi küsimus, et kes see saab olla, kes on meist veel kõrgemal. No vaatame. No nii, tervist! See nii kaua saade või? Ei ole, meile just öeldi, et meid on ennem alustada, kui järgmine natuke tähtsam külaline kohale jõuab. Ja nüüd ma sain teada, kes see on, tore näha. Tervist! Uudishimulik president Karis, tere! Ma arvan, et kõik peab uudishimulik olema. Teie ka nagu aru saanud. Me kuidagi mõtlesime, et äkki, kui me siin juba oleme kõik koos, vaataks üle, mis siis pakutakse, mis see ajalugu on ja kui te nagu lubate, me oleksime kuidagi sabas, sest et... Luba peab küsima ju siin. Kellelt me peame küsima luba? Kes on see inimene, kes vastutab? No, nagu tavaliselt, keegi taha vastutada. Kõik tulevad eest ära. No siis ma luban. Suurepärane, aitäh teile. Ma saan aru, et te olete ise ka esimest korda siin. Jaa, ma isegi ei teadnud, et see maja siin on. Kuigi selgus, et see on olümpial juba ehitatud ja alguses saadik maha võt see. Ja ma saan aru, et me oleme praegu natuke nagu kohas, kus me saame näha ajalugu. Absoluutselt, et Eesti maa mõõtmise ja kaartide tegemise ajalugu on väga pikk ja siinkohal mul on hea meel tutvustada teile Karin Kollot, meie osakonna juhatajat. Räägime siis natukene maa mõõtmise ja kaartide ajaloost ja see on väga sobilik koht, kus seda teha. Maa- ja Ruumiameti väike tagasihoidlik muuseum. Siia me oleme kogunud paarikümne aasta jooksul erinevat vanemat ja ka uuemat maamõõdutehnikat ja valdavalt on siin meil ainult annetuste teel toodud asjad. Vaatate minu otsa, et ma tooks ka midagi. Kas teil on midagi tuua meile? No, väga hästi. Järgmine annetaja on olemas. Ma ära tahan anda, aga vaatame. Okei, väga hästi. Suur rahvamass tuli vahele kohe, kui presidendil hakati midagi rääkima ja me nüüd peame eemalt kuulama, sellepärast, et me ei mahtunud sinna siseringi. Maa mõõtmine ja kaardistamine Eestis sai alguse juba Rootsi ajal. Ma küsin vahele, kas mõni triangulatsiooni torn alles ka Eestis veel on? On. Neid on terve Eesti täis? Neid oli Eesti täis. On. Tallinna ja Lähini Parese. Aga need on kõik vaadatakse amortiseerinud. Meil on siin paika pandud 2 aeropilti ja kui siia nüüd 2 silmaga sisse vaadata, siis peaks tekkima sealt 3D ruumiline kujutis. Need on õiget pidi, neid ei pea nagu pähe panema? Ei ole sellised prillid? Ei, need on niisugused... Need on selle sajandi inimesed, vaata need ei saa. Kuule, aga sinu miinuse juures, kas üldse näeb, kui sa näed kõvelat mõnda mäge? Ma võib-olla näen esimest korda üldse midagi. Mis ma siit nägema pean? 3D pilt, sealt peaks tulema metsa kõrgus kenasti välja. Ja ei, ta ei näe. Ma ei saanud mitte midagi. Seda ma arvasin. Aga kui nüüd neid annetajaid muudki pärast seda telesaadet tuleb siia juurde, et kas te ruumi on kuhu panna või? Esemeid. Meil on üks väike mure nüüd uude majja kolimisega, et me seda muuseumi ei saa kaasa võtta, meil ei mahu see sinna. Stereoautograaf võiks meile sobida küll. No, kui teie saade otsa saab ühel hetkel. No miks ta peaks saama? Muidugi täiesti ruumiline pilt ju. Pilt on ruumiline? Muidugi. Sina oled üks sellest 10%, kellel ei ole stereo nägemist. Ei, aga mul on ideaalne nägemine. Ei, sul ei ole ideaalne nägemine. Ma näen nagu lihtsalt suurendusega seda sama pilti. Lähme edasi, sinna ei täitsa jama. Tule. Kus ma olen saanud teada, et mul ei ole stereo nägemist. Ei, no ma ei saa midagi aru. Me ei mahtunud lifti ära, nii et meie läheme trepist. Mul on selline tunne, et kuna president on siin, siis meil on juba ära unustatud. Tere tulemast siis Maa- ja Ruumiameti kaugseirebüroosse, et nagu nimigi ütleb, siis meie tegeleme kaugseireandmetega. Midagi juba toimub, aga kuna me tulime trepist, siis me oleme väljaks jäänud. Praegu lihtsalt see talvine hooaeg, kus me talvel ei lenda ja tegelikult lennuk peab minema talvisel perioodil Soome hoogudesse. Kas lendurid peavad ka mingisuguse spetsiaalse väljaõppega olema või sobivad ka täitsa sellised alustavad ja noored lendurid? No meil on piloodid olemas. Mul on noorele värskele piloodile väike eksam, et seal on see lennuki kutsung on ES-maa, et kuidas see nagu pilootide keeles. Eko Sierra, Maiko Alfa. Väga tubli. Olen selle lennuki samas lennanud ja olen selle lennuki pilootidega läbi raadioside suhelnud. Väga sümpaatsed tüübid, väga sümpaatsed. Valge seade siis
see kogub siis nii-öelda kõrgusandmeid nii-öelda aeroolase skaneerimise punktipilve näol. Koosneb tegelikkuses hästi paljudest punktidest, igal punktil on omad koordinaadid X, Y, Z ja kui neid on nii-öelda ühe ruutmeetri kohta hästi palju, siis tegelikkuses tekibki selline 3-mõõtmeline vaade. Testimelt küsitakse, et aga miks me drooniga tervet Eestimaad ei kata? Ja väga lihtne vastus sellele on lihtsalt jõudluse küsimus. Siuke väike droon, tavaliselt jõuab siuke 5, võib-olla heal juhul 10 ruutkilomeetrit päevas. Aga lennukiga meil 2000 ruutkilomeetrit päevas pole nagu mingi probleem teha. Raamki koolipoistele kätte ja küll nad teevad. Jah, meil on sellest kevadises aknas vaja teha, ütleme, 13 000 ruutkilomeetrit. Ja siis neid droone lihtsalt peab olema hästi palju. Meil peab olema operaatorid, kes neid opereerivad. Meil on vaja sinna inimesi, kuidas nad kohale sõidavad, autod, majutused, kõik see. Lõpuks võib see tulla isegi veel suurem summa, kui see lennukiga lennata. Nüüd läheme vaatame siis, kuidas valmib Eesti põhikaart ja proovime seda ise joonistada. No nii. Mul on väga palju infot, väga lühikese aega, täpselt nii, nagu mul meeldib. Ja, see on tohti uut infot, ma teadsin kõike. Tuleb uuendusi vaatama hakata, no siin kukub ümber, pea hakkab ringi käima ju. Näete ikka stereot, ja sest 10% inimestest. No meil siin üks on, kes ei näe stereot. Mina ei näe. Pole mõtet tema peale aega raisata. Tervist, doktor. Meil on nüüd mure. Sain teada, et mul ei ole stereo nägemist. Ei ole. No natuke ikka on. Jumal hoidku, aitäh teile. Aitäh, et te näitasite, et mul ikkagi on mingisugune stereo nägemine. Oota, mina ei näinud midagi. Me näeme mingisuguseid katastripiire nii-öelda vist või ühistuid või? Me näeme kraavid näiteks. Kui vana meie pilt on? Siin all on eelmise aastane ja siin arvutus on puhtalt uuendil. Mismoodi need omavahel praegu ühenduses on? Te näidate hiirega siit midagi ja siis see ilmub siia? Jah, võtame selles, et kui on mingi uus asi, siis me saame lihtsalt, me näeme paremini, siis muidu on pildid on kergelt pittu, aga siit näeb otse ülevad selle, et ma saan selle aia näiteks. Aga sina vaatad siia praegu, sina näed nagu perfektselt väga selget pilti või? Ma näen siin seda majakat. Mis majakat? Alumine majakas, mis kui tallikravad sisse tulevad. Mis asja? See siin ees on ja majakas. Te olete hommikust õhtuni siin selle arvuti ekraaniga, jah? Pillid peas? Silma nägemine korras? On korras. Mis see kaardi joonistamine täpselt? Võtan näiteks selle veekogu, mudelda näiteks ümber. Aga nüüd läks ju täitsa teistsuguseks, kas nüüd päris looduses ka muutus? Päris looduses ei ole. Aga nüüd ma annan teile võimaluse kaardistada ühe purde, mis on jäänud tegemata. Ja kuidas see käib siis? Nii, üks klõps, teine klõps ja siis tuleb. Ja need on kõik. No viltu läks. Vaata, mis kõik juhtub. Ära tegite. Meil on nii, et me praegu üritame üldse aru saada palju olulisemast asjast, et kas mul on stereo nägemine või ei ole? Ja selle ülesanne siin on? Et töö käiks, jah? Et töö käiks kogu aeg, jah, sest kogu aeg on kiire. Aga kuidas saada kaardistajaks? Koha peal õppisite või kuidas see käib? Mina õppisin koha peal. Ja kaua mul aega läheks, et ma saaks kaardistajaks? 2 kuuga, ootame välja. Väga hea, kui ma ameti maha panen, siis ma mõtlen. Kas härra president proovis ka purret teha, jah? Ei, mitte ei proovinud, ma lausa tegin. Tegid ära, jah? No meil natuke oli probleem. Meil on ka olemas. Ta hakkas kaubanduskeskust juba sinna ehitama kuidagi. Seda ka ja tselluloosi tehast. Aga teate, palju inimesi on, kes nagu üldse huvituvad kaartidest. Mina olin noor väike poiss, siis mind huvitas kaardid väga. Ja kuskile väga palju ju reisida ei saanud, siis võtsid kaardi välja ja unistasid, kuhu sõita ja vaata. Nüüd, kus ma olen pea 100 riigis käinud, ma võtan ikka kaardi välja ja siis vaatad, kus käin tulen jälle. Ja mida ikkagi ma pean oluliseks veel kord rõhutada, et meil on Euroopa kõige täpsemad ruumiandmed. Me veel ei tea, kas ka maailma, sest et me ei ole kõigi käes püsinud, aga meie uued seadmed ikkagi teevad niivõrd täpseid pilte. Presidendile antakse nüüd kingitusele. Äkki see nagu meile ka? Võib-olla midagi, et meid ka kutsunud. Kuna üks meie rolli ülesanded on muu hulgas ka hoida ruumiandmete ajalugu, et siis me anname tükikest ajalugu kaasa, mida saab siis Kadrioru lossis välja panna. Et siin siis ajalugu algab aastast 1959, liigub Eesti taasiseseisvumiseni enne kinnisvarabuumi kuni tänasesse päeva. Suur tänu. Ma pean koha leidma selle. Ma nägin seal kaardi peal oli roosiaed ja roosiaes on mesitarud ja mesitarus on teatavasti mesi ja mina olen siis ka oma käed külge pannud iga sügise poole ja siis mett korjanud, nii et see on presidendi roosiae mesi. Tõsi ta on, kõigile ei jätku. Aga ma tänan teid selle töö eest, esiteks oli väga huvitav ja põnev. Aga aitäh külla tulemast ja tegelikult meie töötajatel on üks pisikene soov, nad sooviksid ühispiltida. Ma mõtlesin, et laulma pean, aga äkki
Algus ma sain aru, et nad tahavad külalistega pilti teha, et meie oleme ka nagu külalised, aga... No siis oli kohe selge, et ikkagi... Ta ainult ühe külalisega tahetakse pilti teha. No me oleme tiiru peale teinud, härra president. Mida teie siis nüüd tähele panite? Te olete väga uudisimulikult kõik kuulanud siin. Ma ei ole mitte ainult kuulanud, ma lausa olen isegi küsimusi esitanud, et see on huvitav töö. Me näeme, kuidas see edasi arenenud ja kui täpselt on võimalik siis kaarti teha ja kuidas teha ja mul oli võimalus isegi purre panna siis kaardi peale ja mitte ainult minul. Temal ka, tema rikkus ära selle. 2 purret on nüüd siis Eestimaal juures. Nii on, minu ja presidendi poolt. Kas mingisugune uus fakt ka, mille võtate kaasa? Ma saan aru, et siit majast võetakse ära ja minnakse ilusamasse kohta sinna, kus on loodusmaja. Töötajad on rõõmsad selle üle. Robi, kas sina ka midagi uut said? Ja ma arvan, et president nõustub minuga, et siin on ühes ruumis on 2 seadet, mis on väärt ikkagi üle 1 miljoni ja millel praegu pole kasutust ja ka president avaldas soovi, et me võime selle koos ära utiliseerida viia, et sellel võib täitsa veel kasutust leida. Mina päris nii ei ole, ma arvan, et kuskil saab koolid seda kasutada, et vana küll, aga kas või Lennu Akadeemiasse. Siis ma kuulsin valesti. Ma sain teada, et mul on tõsine probleem, mul pole stereonägemist, nii et ma hakkan nüüd selle probleemiga tegelema, aga meie täname, et lubasite ennast saata ja soovime ainult edu. Ma ei tea, kes keda saatis, ma saatin teedist. Võib-olla ka mõnikord nii, aga see meile sobibki. Mis siis täna veel põnevat ees ootab? Kuna ma sõidan jälle ühte riiki, siis toimub selline ülevaade, mis seal riigis toimub, et ma oleksin targem enne, kui ma kohale lähen. Ma vaatan selle riigi kaardi ka siis üle. Kui me viimane kord kohtusime, siis Botswana president käis külas, eks ole, president Boko oli, jah? Et kas mõni kaugema riigi president on lähemal ajal tulemas ka veel? Ma arvan, et väga kauget ei ole, aga Taani kuningas tuleb aasta alguses riigi visiidile, nii et olge siis... Me oleme ootel. Me paneme lipsu ette ja pintsaku selga ja soovime edu. Aitäh teile. Teeme nii, kõik head. No nii, ühesõnaga sellega meie lugu siin Suurepärases ametis lõpeb. Robi jääb veel siia uudistama ja mina lähen arsti juurde.